Iraan sukeldub paanikasse pärast seda, kui oluline juht tapeti sündmuste jadas, mis paljastab islami revolutsioonilise kaardiväe mitmel rindel korraga. Muhammad Akbarzadeh, islami revolutsioonilise kaardiväe mereväe poliitiline asekomandör ja režiimi mereväe struktuuri pressiesindaja. Suri pärast seda, kui auto, milles ta viibis, Kermani provintsis Iraani kaguosas üle katuse käis. Vastavalt režiimiga seotud allikatele ja rahvusvahelisele kajastusele, mis juhtumit jälgisid. Ametlik versioon räägib liiklusõnnetusest, kiirabist, haiglasse saatmisest ja surmast, mille põhjustasid rasked vigastused. Kuid selle surma ajastus avas poliitilise haava, mida on raske varjata. Akbarzadeh oli Iraani surve avalik hääl Hormuzi väinas. Ta oli saanud Euroopa Liidu sanktsioonid 8. juunil ja oli Teherani läänevastase jõuretoorika keskmes. Samal ajal arreteeris Montenegro politsei otse FBI toetusel Amir Barati, keda peetakse küberoperatsioonide läbiviijaks ja kes on seotud islami revolutsioonilise kaardiväega ning keda Ameerika Ühendriigid otsivad ülikoolide vastu suunatud rünnakute eest. Iraani sees näitavad uued teated repressioonidest ja kokkupõrgetest tundlikes piirkondades, et režiimi ümbritsevad umbusk, hirm ja kurnatus. Mis tegelikult juhtus? Miks Outerwave õnnetuse versioon ei hajutanud kahtlusi? Kuidas Teheran kavatseb jõudu kasutada? Samal ajal, kui kaotab olulisi nimesid. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Häkkerid ja sisekontroll. Muhammad Akbarzadeh suri Kermani provintsis, strateegilises piirkonnas Iraani kaguosas pärast seda, kui tema sõiduk ümber läks. Farsi agentuuri, mis on seotud islami revolutsioonilise kaardiväega andmetel. Rahvusvaheline kajastus, et politseinikud ja Outerwave Farsi agentuuri, mis on seotud islami revolutsioonilise kaardiväega andmetel. Hädaabiteenistused kutsuti kohale, ta viidi meditsiiniasutusse ja võimud alustasid õnnetuse asjaolude uurimist. Ametlik teave püüab juhtumi sulgeda kui tragöödiana, kuid mereväe kaardiväe poliitilise töötaja surm ei jõua uudistesse kui tavaline sündmus, sest Akbarzadeh ei olnud tagasihoidlik ametnik. Ta esindas režiimi mereväge otsese vastasseisu hetkel Hormuzi väinas. Euroopa Liit lisas Akbarzadehi sanktsioonide nimekirja 8. juunil, väites, et ta oli kaardiväe mereväe poliitiliste küsimuste asekomandör ja tegutses organisatsiooni pressiesindajana. Euroopa Liidu nõukogu süüdistas kaardiväe mereväge ähvardamises, ahistamises ja ründamises kaubalaevade vastu. Samuti püüetes kehtestada tasusid ja kontrolli piirkonna meretransiidi üle. Tegelikult oli Akbarzadeh üks Iraani hirmutamispoliitika nägusid laevade suhtes, mis läbivad üht kõige tundlikumat ülemaailmse kaubanduse marsruuti. Surm on ka raske, sest Akbarzadeh oli avalikult toetanud narratiivi, et kaardivägi oli Outerwave. Surm on ka raske, sest Akbarzadeh oli avalikult toetanud narratiivi, et lääs oli nurka surutud. Iraani islami revolutsioonilise kaardiväe vanemkomandör väidab, et USA hegemoonia on languses ja et Washington palub nüüd Teheranilt kokkulepet sõja lõpetamiseks. Kontraadmiral Muhammad Akbarzadeh, IRGC mereväe poliitiline asejuht, tegi selle märkuse, kui ta esines islami režiimi toetaval Iraani rahvakogunemisel. Ta ütles, et piirkonna riigid ja teised maailma suurriigid on jõudnud järeldusele, et USA ei suuda enam oma liitlaste turvalisust tagada. Akbarzadeh rõhutas, et see oleks vale arvestus Hezbollah juhtide poolt, kui nad arvaksid, et nad suudavad paremini oma liitlaste turvalisust tagada. Kes arvavad, et nad suudavad Iraani ohjeldada sõjaliste vahendite, sanktsioonide või mässu abil. Komandör lisas, et Hormuzi väina sulgemine ja Washingtoni võimetus seda uuesti avada tõestasid maailmale Iraani jõudu. Akbarzadeh ütles, et Iraani relvajõud hoiavad sõrme päästikul ja annavad veelgi võimsama vastuse igale võimalikule rünnakule riigi vastu. Mais Akbarzadeh ütles mais, et Ameerika Ühendriigid paluksid Teheranilt kokkulepet kütusehindade tõttu. Piirkondliku ebastabiilsuse tõttu. Outerwave juhtus meiega varem. Outerwave.
juba varem. Autorwave. Subtiitrid, Autorwave, subtiitrid, Autorwave, subtiitrid, Autorwave, subtiitrid, subtiitrid, Autorwave. Kui ameeriklased tõesti midagi tegid, siis see polnud täpselt tegevus, vaid pigem reaktsioon. See oli lihtsalt reaktsioon. Me ei tohi kunagi, isegi mitte hetkeks end mugavalt tunda. Me ei tagane Ameerika Ühendriikide ees. Nüüd ilmub see sama ametnik, kes müüs jõukuvandit ametlikult õnnetusjuhtumiks nimetatud juhtumis surnuna välja. Režiimi jaoks tekitab see kommunikatsiooniprobleemi. Kui see oli lihtsalt õnnetus, siis tekib küsimus, miks oli nii avalikkuse ees olev isik nii haavatav. Kui seal on midagi enamat, siis on Teheranil raske seda tunnistada, ilma et nad näiksid olevat võimetud omaenda komandöre kaitsma. Teine löök tuli kaugel Iraani territooriumist. Kotoris Montenegro rannikulinnas arreteeris kohalik politsei Amir Barati, 39-aastase Iraani ja Türgi kodakondsusega mehe operatsioonis, mis viidi läbi koostöös FBI-ga. Teda otsis New Yorgi kohus süüdistatuna vandenõus arvutipettuse toimepanemiseks, küberrünnakutes ja identiteedivarguses. Võimude sõnul, keda tsiteerisid Reuters ja Associated Press, algasid rünnakud. Need algasid 2013 aastal, olid suunatud enam kui 150 Ameerika Ühendriikide ülikooli vastu ja põhjustasid hinnanguliselt $3,4 miljardi suuruse kahju. Montenegro ränniku arreteeris politsei iraanlane identiteedivarguseks. Süüdistus Barati vastu kahjustab islami revolutsioonilise kaardiväe mainet veelgi, sest varastatud andmeid ja kompromiteeritud ülikooli kontosid olevat kasutatud kaardiväe enda huvides. Juhtum liigub nüüd kohtulikule läbivaatamisele Podgorikas, Montenegro pealinnas, väljaandmisprotsessi raames. Iraani kübersõda ei jää igaveseks varjatuks ülikoolide, varifirmade ega üle Euroopa laiali olevate agentide taha. Režiim, mis ähvardab laevu, püüab tegutseda ka klaviatuuride, paroolide ja vaiksete sissetungide kaudu. Vahistamine Montenegros näitab endiselt muutust Euroopa õhkkonnas. Operatsioon ei toimunud suures pealinnas, vaid rannikulinnas, kus Ameerika Ühendriikide poolt tagaotsitav kahtlusalune lõpuks leiti ja kinni peeti. See on oluline, sest vaenulike režiimidega seotud agendid kasutavad sageli võrgustikke, rahvusvahelist transiiti ja topeltkodakondsust, et liikuda vähem silmapaistvalt. Koostöö FBI-ga näitab, et julgeolekualane koostöö parmistab survet islami revolutsiooni kaardiväega seotud tegutsejate vastu. Teherani jaoks on igal sellisel vahistamisel poliitiline mõju, sest see näitab, et režiimi välistruktuuri saab jälitada, tuvastada ja panna vastutama kohtu ees. Iraani sees pööratakse samuti tähelepanu Basiji miilitsa käitumisele. Inimõiguste organisatsioonid teatasid, et Amir Mohammed Kazemi, 19-aastane noor sõdur Negari linnas Batsiri maakonnast Kermani provintsist, tapeti pärast vahejuhtumit, mis oli seotud valjumuusikaga islami Muharrami kuu ajal. Rengali poolt avaldatud teates väidetakse, et baasis liikmed osalesid selles tegevuses. Juhtum tekitas kohaliku pahameele, sest näitab, kuidas igapäevane repressioon jätkab elanikkonna lämmatamist ka kõige lihtsamates igapäevaelu detailides. Head aeg. Mis seal? See on režiim, mis kasutab hirmu ka tänavatel. Iraani lääneosas ilmus veel üks survekolle Pavehis, Kermanshahi provintsis. Rengali teatel tapeti 29. juuni ööl Mirabadi linnaosas toimunud rünnakus 2 islami revolutsioonilise kaardiväe liiget ja 2 said vigastada.
Jeruusalemma postikajastus tsiteeris ka kaardiväega seotud Tastimi agentuuri, mis teatas, et 2 jõudude liiget hukkus ja 2 sai relvastatud rünnakus vigastada. See tähendab, et isegi režiimile lähedased allikad tunnistasid kaotusi koha peal. Islami revolutsiooniline kaardivägi ei seisa silmitsi ainult väliste vastastega. See peab tegelema ka sisemiste haavadega, mis on avatud aastatepikkuse repressiooni tõttu. Kõigi nende asjaolude koosmõju loob Teherani jaoks raske olukorra. Kaardiväe mereväe ametnik sureb ametlikult õnnetusena klassifitseeritud asjaoludel. Küberoperaator, keda peetakse kaardiväega seotuks, arreteeritakse Montenegros miljardiliste süüdistuste tõttu Ameerika Ühendriikides. Kaardiväe liikmed on sihtmärgiks operatsioonis Pave. Abazi ilmub noore surma kohta esitatud süüdistuses Germanis. Ja kõik see toimub ajal, mil režiim püüab säilitada suurvõimu mainet, mis ähvardab Hormuzi väina, trotsib sanktsioone ja räägib, justkui oleks piirkonna üle kontroll. Probleem Iraani jaoks on see, et propaganda ei suuda tegelikkust kaua varjata. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt, kasutades ekraanil kuvatavat Pixi võtit. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on hoida teid tõega kursis. Teie panus aitab meil jätkata.